tahaks tänada mitte ainult teid, vaid eriti Taavit, kes oli suurepärane konverentsi juht. Aitäh nende mõtete eest. Need ei andnud meile väga kindlat suunda, aga nad andsid palju parema ettekujutuse, mis on meie valikud. Ja nagu Helir ütles, bürokraatia on omamoodi loodusseadus. Ta kasvab ja ta on ka kodanike kaitse omavoli eest. Sest ütleme, reeglid on ka despootiates ju. Nad on võib-olla lihtsamad, aga nad on ka kodanikule vähem arusaadavad ja nad tulevad kuskilt ülevalt. Me peame leppima, pole midagi teha. Demokraatias on selgem. Ja siin just öeldi lõpuks, et küsimus on lõpuks ka kodaniku vastutuses. Sest reeglid on just väga palju tekkinud sellest, et me ootame teenust, garantiid, turvalisust ainult riigilt või vastavalt firmalt ja neid tagavad siis täiendavad reeglid, kui kodanik ei taha ise vastutust võtta. Aga samal ajal muidugi see teine probleem on see, et kui me püüame inimest ergutada, andes talle õnge, siis me kogu aeg jälgime iga tema käe liigutust ja õnge kuju ja mis ta sellega teeb ja see on meie tegelik probleem praegu. Aga ma arvan just üks teema, mis see on motivatsiooni kadu. Reeglite keerukamaks muutmine, täiendamine, mis pidevalt toimub, sellega on seotud inimeste motivatsiooni tegutsemisjulguse kahanemine, see, mida esimeses ettekandes mainis Liia Lust, see on, kus me praegu saame juba midagi teha, nagu siin turismifirmade suhtes, eks ole, mida need uued reeglid või uus seadus võib kaasa tuua ja mitmel muul alal. Ja see, mida Ulla esitas väga ilusti, et aga seiskem omade eest. Ja et reeglid ei ole mitte ainult paberil või need probleemid, vaid on meie peades. Ja kui nüüd bürokraatia peas ja paberil ühinevad, siis on tulemus väga halb enamiku jaoks. Ja just see, et me saame tegelikult oma terve mõistusega vaadata, mis on kasulik või mitte. Helir ütles ka ju seda, mida me kõik teame Euroopa Liidus, et meil pole isegi ühtne turg lõpule viidud. Ja siiamaani iga liikmesriik kaitseb oma enda huve, takistab teiste tulekut ja loomulikult meie peame ka kaitsma tervemõistuslikult oma huve. Sest on teatud asju, jah, see on õige, et mida ei saa lihtsalt reguleerida. Ei saa loodust lihtsalt reguleerida ja normaalset inimelu. Ja selles me peame olema teadlikud ja lõpuks ma rõhutaks ikkagi seda tulemuspõhist projektide hindamist ja selle alusel reeglite lihtsustamist. Siin oli ju hea näide ka Interregist, kuidas me enda riik kardab liigset tüli. Kui me saame selle, siis tuleb täiendavad kohustuse võtta, see on jälle bürokraatia puhul üks põhiline niisugune tagada mugav tegutsemiskeskkond, mis ei nõua erilist pingutust. Ja jällegi tuleme tagasi selle kodaniku vastutuse juurde, mis kuulub ka riigiametnikule. Vaadata asju kodaniku seisukohast ja mitte näha partnerites, kes püüavad reegleid täita, kes esitavad oma projekte tülikaid ja kahtlased inimesed, kes võivad petta. Kui me sellele mentaliteedile läheme, et kõige taga on mingi kuri kavatsus või püüa ikkagi nihverdada ära vastutusest, siis on see väga hukatuslik tee. Me peame seda muutma selgemaks ja lõpuks mõte oli ju, et me, arvestades lähenevalt 100-aastast juubelit, me vajame Eesti riigi arengustrateegiat, mis sisaldab ka sellise tervemõistusliku omade kaitsmise põhimõtte, kus me ei lase omadele liiga teha, kus me säilitame selle motivatsiooni, et mõned inimesed
ja need on vähemus alati, kes lihtsalt algatavad asju, kes püüavad midagi ette võtta, kes toovad sellega ühiskonnale kasu, mitte ainult endale kasumit. Kui me selle motivatsiooni piirame niivõrd, et tekib probleem, et kas tasub üldse asi ära, kas ma isiklikult oma vara pantides juba, kui me nii kaugele läheme, no siis ettevõtlusest ei tule ikka midagi välja. Ja jällegi meie ühiskond kannatab, sest lihtsalt aktiivsed inimesed lahkuvad. Kust me asemele võtame neid? Ja teised aktiivsed lähevad välismaale. See on meil mõtlemise ja tegutsemise koht. Ja ma arvan, et praeguses olukorras, kus Eesti riigil on selge niisugune üks etapp läbitud, kus on ka ühiskonnas rahulolematus senisega. Palju asju on õieti tehtud, aga nüüd enam nii edasi ei saa. Ja kui me 12 aastat tagasi taotledes liikmeks astumist püüdsime näidata, et me oleme kuulekad õpilased, siis nüüd on see aeg möödas. Me ei pea olema kuulekad ametnikud ja kuulekad käsutäitjad, me peame ikkagi vaatama, mis on mõistlik, kus saab ka meie üldiste huvide seisukohast teha erandeid, kus me võime asju paindlikumalt käsitleda ja eelkõige sisulisemalt. Aga selleks teile kõigile entusiasmi jätku ja jõudu ja veel kord aitäh tulemast ja kaasa mõtlemast, eriti meie väliskülalistele. Marti on siin säilinud väga tugeva toetava jõuna. Aitäh!